päevast! Mina siis olen see, kes Päästeametis vastutas selle eest, et see pädevusmudel valmis saaks. Ja moodustasime oma tiimi ja ma näitangi teile kohe esimese asjana, mida üks meie tiimiliige Malle palus teha oma kooli õpetajal ja küsida 3. klassi laste käest, mis asi on kriis. Kui te vaatate siin neid märkmepabereid, siis ilmselgelt on tegemist elanikkonnakaitse teemadega valdavalt. Ja sellest tulenevalt me saimegi aru, et meil on väga suur roll panna paberi peale kirja täpselt need teadmised, oskused, hoiakud, mis õpilastel peaksid olema erinevates vanuseastmetes. Ja me oleme vaielnud need kõik teemad läbi ja pädevusmudeli tegemisel me lähtusime eelkõige kasutajasõbralikkusest. Kogu aeg olid silmade ees õpetajad, kes seda igapäevaselt peaksid kasutama hakkama. Ja nüüd ma näitangi teile, mis me valmis saime. Pädevusmudel asub meil Päästeameti koduleheküljel. Kui te panete otsingusse sisse elanikkonnakaitse pädevusmudel, siis te leiate selle sealt ülesse. Nii nagu igal dokumendil tuleb lahti kirjeldada, mille jaoks see abimaterjal on. Pädevusmudel on abimaterjal õppekava koostamiseks ja kui koolide õppekavadesse on sisse kirjutatud elanikkonnakaitse teemad, siis see loob järjepidevuse. Kui kriisiplaanidesse on kirjeldatud kõik elanikkonnakaitse teemad, siis see tagab valmisoleku. Loomulikult on ka seal lahti kirjeldatud vajaduse põhjendus, aga kui õpetaja hakkab endale näiteks kooli kaasama partnerit, kas naiskodukaitset, kas MUPOt, kas Punast Risti, ükskõik mis partnerit, siis ta peab ise teadma, mis asi see elanikkonnakaitse on. Ja sellepärast me oleme sinna pädevusmudelisse juurde kirjeldanud lahti lühidalt kõik teemad. Ja kui mida rohkem õpetaja teab ja teadlik selles teemas on, seda eesmärgipärasem on ka tema partnerite kaasamine. Kui ta pöördub partneri poole, et palun tule mulle, räägi mulle varjumisest, siis partner ka teab täpselt, millest rääkida. Palun tule, räägi kriisivarudest, sest enamasti koolides ei olegi õpetajatel selliseid uhkeid kriisikotte, nagu on Päästeametil, nagu on naiskodukaitsel või mõnel muul partneril, siis just teie roll ongi see, partnerid, et neid asju praktiliselt koolis näidata ja päriselu ainetundidesse jõuaks. Siis oleme pädevused lahti kirjeldanud kooliastmeti, missugused teadmised, oskused, hoiakud peavad õpilastel olemas olema kooliastme lõpuks. Iga teema kohta on kokkuvõte, nagu ma ütlesin, ja siis on ka seal soovitused partnerite kaasamiseks, et kui õpetaja vaatab neid pädevusi, siis ta juba oskab luua seoseid kas üldpädevustega või siis ainevaldkondadega või aine õpitulemustega ja tema need pusletükid kokku seob. Siis on veel soovitused õppekäikude korraldamiseks. Et näiteks korraldada õppekäike avalike kaevude juurde, kui vesi saab otsa, kus kohast saab joogivett juurde, kerksuskeskustesse, et mis siis juhtub, kui päriselt kriis käes on. Et lapsed võivad olla sellel hetkel kõige teadlikumad pereliikmed. Ja kui need asjad koolis läbi on räägitud, siis on kindlam kogu perel. Loomulikult on seal ka lisalugemist, kui õpetaja soovib natukene rohkem selle teema kohta teada saada ja millel me oleme tuginenud. Nii, siin on nüüd ära toodud kooliastmeti, mida üks kriisis laps peaks teadma esimese kooliastme lõpuks, mida teise kooliastme lõpuks, mida 3. kooliastme lõpuks ja mida 4. gümnaasiumi lõpuks. See on väga oluline.
kui laps esimeses kooliastmes juba peab hakkama kriise lahendama, siis on see ilmselgelt lapsele liiga palju. Ja sellepärast ongi see pädevusmudelis teadmised, oskused, hoiakud välja toodud, mis antud kooliastme lõpuks olemas peavad olema. Esimeses kooliastmes peab mõistma kriisiks valmisoleku vajadust ja kõige olulisem roll on ikkagi usaldusväärne täiskasvanu selle lapse jaoks. Õpetaja koolis, lapsevanem kodus. Teises kooliastmes peaks ta juba märkama, mida kaasõpilaste koha pealt. Kolmandas kooliastmes on vaja juba tegutseda, aga enesehoid on kõige olulisem. Ja gümnaasiumis on tema juba valmis ise kriise lahendama. Ja siin on toodud ära esimese kooliastme lõpuvisuaal, et kui meie praegu Päästeametis neid õppematerjale loome, siis on seesama visuaal kooliastmeti meil kõrval, et me oskaksime luua seoseid. Üldpädevuste arendamise osa alla see sobib kõige rohkem. Ja kui me teame, missugune pädevus lapsel peab olemas olema, siis me leiame ka viisi, kuidas seda lapseni viia. Ja kui aineõpetajad siin vaatavad seda tabelit, siis nad oskavad tuua ilmselgelt ka lõimingu välja, kus on võimalik ka mõnest ainest lähtuvalt õpitulemust täita just nende elanikkonnakaitse pädevustega. Siis oleme lisaks nendele tutvustavatele tekstidele, mis meil koduleheküljel on, loonud iga teema juurde niinimetatud üks paberi visuaalselt. Et kui õpetaja peab, näiteks on tulemas tormihoiatus, elektrikatkestus on tõenäoline, siis on õpetajal kohe silmade ees, mis asjad need elutähtsad teenused on ja millest koduste varude juures rääkima peaks. Ja võib-olla tuleb just siis meelde, et mõni lapsevanem on naiskodukaitses, et võiks neid koduseid varusid veel täpsemalt tutvustama tulla kooli. Või siis minnakse õppekäigule kuskile kohalikku veeettevõttesse ja uuritakse, kuidas nende kodus on kanalisatsiooniga, veega ja nii edasi. Miks mitte teha ka kohtumisi kohaliku omavalitsuse kriisimeeskonna liikmetega. Meie tulevikuplaanid. Meil praegu on tehtud pädevusmudel 1. kuni 12. klassini. Aga vaja on seda teha ka lasteaiale. Ja meie tulevikus plaanimegi järgmisest aastast hakata laienema pädevusmudeli ka lasteaia alusharidusse. Siis kõik haridusasutused, palun kutsuge oma õpetajatele meie ennetuspartnerid või mõned muud koostööpartnerid elanikkonnakaitse koolitust läbi viima. Just selle läbi tagate teie oma pädevuse, et kriisideks paremini valmis olla. Ja siis mõistate ta ka pädevusmudeli teemasi teise külje alt. Loomulikult oleme me jõudnud oma aastase tööga sinnamaani, et õpetajad vajavad kõige rohkem õppematerjale, sest elanikkonnakaitse teema on uus ja õpetajad on õppinud aineõpetajaks ja neil on lihtsam, kui keegi on nende jaoks õppematerjalid valmis teinud. Ja nüüd kohe on valmimas siin selle aasta lõpuks meil lasteaedadele tegelusvihikud 3–5-aastastele lastele ja 6–7-aastastele lastele. Siis koos Kati Oravaga me loome veel erinevaid töölehti, visuaale, mis aitaks õpetajal oma ainetunnis neid teemasi käsitleda. Ja siis on meil plaanis ka aasta lõpuks valmis saada üks lauamäng kõikidele kooliastmetele, mis ongi üles ehitatud elanikkonnakaitse pädevuste peale. Ja loomulikult koostöö ja veel kord koostöö. Ainult koostöös kõikide osapooltega suudame me kõige paremal viisil elanikkonda kaitsta. Ja tulevikus kõik materjalid, mida me loome,
on sellel samal pädevusmudeli juures Päästeameti kodulehekülje peal. Ja seal nende teemade kirjelduste juures, mis viib veel edasi Ole valmis veebi, oleme jätnud niimoodi seetõttu, et kuna elanikkonnakaitse teema on ikkagi veel uus ja muutuses, siis et need oleksid kõik viimase infoga olemas, siis on kõik, oleme niimoodi teinud. Ja tänased noored on küll 20% meie olevikust, aga 80% tulevikust. Nii et ainult üheskoos oleme kaitstud. Aitäh! Ja Reelika, siin sulle on täiesti personaalne küsimus tulnud ka, et kuidas jõuame täiskasvanute ja eakate sihtgruppideni ning riigikeelt mitte kõnelevate inimesteni. Ja siin mulle tundub, et see viimane punkt just peegeldab ka nagu Eesti siis sellist nagu igapäevaelu muutust, et see ei pruugi tähendada alati ju esmajärjekorras siis, ma ei tea, vene keelt, millega tuleb pöörduda. Ma ei tea, kas sa tunned seda enda jaoks küsimusena või pigem on see retooriline, sest et ta ju on ka seda, et kas kuidagi sinna poole ka eraldi tegevusi suunata? Ja Päästeamet koolitab kõiki, kas eakad, õpetajad, ettevõtted, aga ma arvan, et kõige rohkem tekib koolitusvajadus siis, kui on kriis käes. Siis, kui päriselt kraanist vett ei tule, kui päriselt ongi tuba külm, siis tekib ka huvi ja hakatakse lahendusi otsima. Mul on hästi pragmaatiline küsimus. Kuidas te seda muutust mõõtma plaanite hakata? Kas on mingid, olete te omavahel arutanud, et see pädevusmudel tuleb, koolid, ma olen täitsa kindel, hakkavad seda kasutama, sest lõppude lõpuks see on selline ellujäämisoskus, nii nagu on liiklusinformatsioon või oskus käituda liikluses, nii nagu see on teistega suhtlemine, ma ei tea, viisakus või etikett, need ei ole ju asjad, mille jaoks me eraldi võtaks tunni, eks ju, etikett algklassides, et sellist tundi ei ole, et see kõik käib kuidagi nagu nende õppekavade raames. Ma arvan, et sellega läheb samamoodi, aga ikkagi, et kas on mingi selline endal mingi peas visioon, kuidas seda muutust mõõtma hakata? No eelkõige on need kriisivalmid lapsed, kes muutusest märku annavad, aga meil on ka, tehakse uuringuid Päästeameti poolt, kuidas inimesed kriisideks valmis on ja see on üks osa sellest mõõtmisest. Olles ise viimasel ajal päris mitme projekti raames sattunud läbi viima selliseid kriisiõppusi, olles selle osa, nii kommunikatsiooni kui sellise suurema vaate õppusi, siis kas see õppuste õppimise vorm kuidagi ka selles pädevusmudeli kontseptsioonis peidus on? Ma arvan, et koolis peakski ainult läbi probleemide õppima just kriisivalmidust. Kui lapsed ei ole harjutanud seda igapäeva koolielus, siis kriisi korral jäävad nad väga hätta. No sellised tuletõrjehäireid nad on ju läbi mänginud, seda nad on teinud aastaid. Mõned lausa, ma tean, isegi ootavad seda, et millal see päev tuleb, et see on ikkagi lahe, saab trügimata majast välja ja pärast majja tagasi. Aga just see ei ole päris see sama kriis, eks ju, et see kriis, millest me täna siin kujutatavalt räägime, on natukene teist tüüpi asi. Ja ka seal on oma kindlad käitumismustrid ka ja kuidas need lapsed kuulavad õpetajat esimeses kooliastmes, kui nad ei ole seda ennem harjutanud. Kas elanikkonnakaitse võiks või peaks sisaldama ja samas ka tuleohutuse ja tulekahju korral tegevusi on üks küsimus tulnud, mis sellele meie juba käsitluse juurde natukene annab seda mõõdet. Ma arvan, et seda on võimalik veel edasi läbi mõelda, aga veel tagasisidet ka. Küsimust pole, väga põnev ettekanne, väga äge mudel, aitäh. Kas võiks olla juures ka partnerorganisatsioonide nimekiri, kelle poole siis lisainfoks pöörduda on ka küsimuse vormis ettepanek? Seal koduleheküljel pädevusmudeli, kui ta allapoole lähete, siis seal on organisatsioonid välja toodud, et õpetajal oleks lihtsam neid leida. Neid lihtsalt ideeks. Nad on seal olemas. Reelika, suur aitäh nii ettekande kui seda tööd tegemast sulle.